Aitäh, Jürgen! Urmet, kuidas selle rahaga siis need lood on? Et kas saab tavaliselt kõik otsa või jääb vahel midagi alles ka? On ikka nõnda olnud, et ikkagi iga kuu on nagu 6 kuuni välja tulnud ja palgapäevast palgapäevani, et aga minu mõistus ei mahu see asi, et kuidas mõned pered ei tule nagu palgapäevast palgapäevani välja, et ikkagi vanemad peavad arvestama seda, et lapsed saavad nagu ikka kuu lõpul ka süüa, mitte ainult kuu algusel ei ole nende toit laua peal. Ja Janek, kuidas on sellega, et kindlasti paljud pereemad soovivad teada saada, et kuidas saad sa hakkama sellega, et sa teed nii paljudele inimestele korraga süüa? Ikka see on ikka sellepärast, et tuleb ikka aedvila kasvatada, mitte kalliraest toidupoodi minna kohe ostma, et iga ise teha süüa. Ka tänases saates, mis täna õhtul eetrisse läheb, näeme me seda, et Urmet, sa oled ostnud suure sea, selle ise ära lõikunud ja sellest hakkad sa siis lähipäevadel süüa tegema. Nagu me näeme, on ka siin grillil juba midagi valmis. Miks sa selle sea ostsid? Jah, nii peab see olema, sellepärast, et meie pere ei jõua nagu poest osta tervet siga. Et tuleb osta siga tervelt, siis tuleb meil odavam ja meie nagu saame siis selle sea pealt kuskil 250–300 eurot nagu hoiame kokku. Kindlasti tuleb ka ise tehtud siga palju maitsvam. Loomulikult. Hakkliha kõik on ikka tunduvalt maitsem, et seal ei ole kõiki igasugust asja sisse saadud. Just. Ise tead. Paljud interneti kommentaarid väidavad ja uurivad seda, et kuidas teie pere ikka hakkama saab, et kuidas te nii heal elujärjel olete, et teil kasvaks justkui hoovis rahapuu, et kuidas siis selle asjaga lood on? Ei saa öelda seda, et nüüd hoovis rahapuu kasvab, aga ma tahan sulle näidata ühte asja, et meil on teistmoodi asjad käivad, et meil on muttidega nagu hea koostöö ja mutti on ajanud siia hunniku, siit võtame raha välja, mutt ninaga ajab, vaatan palju ta siia siis nüüd täna on ajanud. Siia ta on ajanud 250 eurot, mõni hommik on rohkem, mõni hommiku vähem, seda on muidugi vähe praegu, et nii need asjad käivad meie peres. Sellist mutti tahaks isegi enda hoovi tuhnima. Iga pere tahab sellist mutti saada. Aga Urmet, räägime nüüd natuke tõsisemalt, et kuidas päriselt nende asjadega on? Päriselt on niimoodi, et tegelikult mul on ka olemas ametlik töökoht. Tänagi olen ma enda tööautoga kodus ja lähen ööse tööle. Et seal on mul nagu ametlik palk jookseb ja muidugi maasikasse ja küüslauk on kõrvalt, mis meie peret nagu toidab ja annab sissetulekud. Aga erinevad toetused riigi valla poolt? Oleme ka valla poolt saanud toetust ja muidugi oleme ka tänulikult Eesti riigi ees, et KredExi toetus on suur abi olnud meie perele, mis on saadud ja muidugi toetus on läinud ka kõik ehituse peale. Aga aitäh, Urmet, ja ma loodan, et teil läheb jätkuvalt sama hästi, nagu teil praegu läheb. Aitäh! Kindlasti ka paremini. Aitäh! Kohe pärast Kanal 2 suvereporterit hakkame koos perega vaatama tänast saadet. Kui ka sina soovid meiega ühineda, siis tuleb www.teineekraan.ee ja kirjuta oma küsimus, vastame kindlasti. Ja nüüd sõnajärg tagasi Reporteri stuudiosse. Palun, Jürgen! Edu sulle, Jürgen! Tere õhtust siis kõigile teiselt ekraanilt. Ja esimesena ma küsiksingi teie kõigi käest, et kuidas on siis ennast telekast näha? Eks seda on nii põnev vaadata muidugi. On põnev, jah? Küllaki suurt kogemus. Tuleb midagi üllatusena ka? Eks ikka tuleb. Ikka tuleb, selles mõttes, et... Mitte kunagi ei tea, mis täpselt on. Nii, et sa midagi halba ütleks või et sa midagi halba ei teeks, selles mõttes, et ikka võõras on. Ikka on võõras. Ja väiksed? On hästi lahe ennast telekast näha, jah? Ei ole. Ei ole üldse lahe? Selge. Meil on ka paar vaatajat, kes on siis kommenteerinud ja soovivad esiteks teile edu, mida teil on kindlasti vaja. Kõik on hästi üllatunud, kuidas te nii hästi hakkama saate. Aitäh! Ja edastaksin siit ka Reelika küsimuse. Nii, tal on jäänud üks küsimus hinge kripeldama ja ta soovib teada, kuidas saade pereelu mõjutab? Kuidas saade pereelu mõjutab? Võib-olla ema vastab sellele pereema. Ma usun, et halvast poolest küll ei ole mõjutanud. Minu arust on just hästi palju positiivsust just tulnud. Ja pere ise arvab sama? Täpselt nii. Nii. Aga kuidas teil tuli üldse mõte, et osaleda sellises projektis või sellises saates? Eks seal oli alguses ikka hirmutav ka muidugi, et selline kogemus, et äkki mõeldakse halvasti. See ei olnud meie mõte. See on meie mõte, jah. Just see, et see oli pakkumine. Ja siis panime pead kokku ja mõtlesime, et mis meil kaotada on? Helistati ja lihtsalt pakuti välja, et teie pere on ka nagu, et osaleb ja lihtsalt, et kas te olete nõus ja valiti lihtsalt, et eks komisjon valis meie pere välja. Ja oli ka
peas sellised mõtted, et ei, et mille jaoks, et miks meil seda vaja on, et ärme tee? Kaua see otsustamine aega võttis? Kuskil nädal võttis aega, aga meil ei olnud tegelikult sellist hirmu sellepärast, et ega meil midagi häbeneda ei ole, kõik, mis on siin nähtaval, kõik on tegelikult nähtaval, et siin ei ole midagi ülepaisutatud, ära võetud ega juurde pandud, et me ilma selle saateta kindlasti oleks elanud täpselt samuti see aasta sellist elu. Ja tööd tegemiselt oleks täpselt samuti tehtud kõik. Seda on väga tore kuulda. Arvo on kirjutanud, et kuidas on teie pere mõjutanud see, et teil on nii suur elanike arv? See on suur või? 10 last. See on... Meil on harjunud sellega, sellepärast, et minul oli õdesid vendi kokku 10, abikaasal oli 7, et me ei ole jah, väga nagu selle üle nüüd nagu mõtlenud, et... Ei kujutaks vastupidis ka. Jah, me ei kujutaks ette jah, et kui oleks ainult 1-2 last. Aga Elerin, Lauri, kuidas on teiega, et kui tulevikuplaanid on silmees, et kas siis olete mõelnud, et issand, et ei, et nii suurt perekonda ja nii palju tegemist ja tööd ma ei taha, et ma pigem muretsen see 1-2 last ja elan rahulikult või millised on plaanid? Ei, eks ikka raske ole tulevikus, sest noh. Mis mõttes raske? Mina ei tea. Ei, sa võid teha, palju lapsi tahad? Mina 10 ei taha. Eks ta keeruline ikka ole. Selles mõttes, et kui nii väikeste vahedega veel ja kaksikud ja kõik, et eks tööd ja kasinad ole kindlasti. Põhiline ongi see, et sul on haridus käes, sul on elukoht, sul on kõik, mida saad pakkuda, et tulgu siis nii palju, kui tuleb palju, aga peamine, et sa ise rahul oled ja saad lastele kõik head pakkuda. Ja Lauri, palju siis ikkagi? Ma ei tea, ma vaatan tuleviku järgi. Tuleviku järgi? Kunagi ta mainis mulle, ütles, et ta läheb isast mööda. Temale meeldib ilus number 12. Jah, 12 on tema nimi. Nii et kõik vallalised tüdrukud, kes kuulevad, siis teavad, et kellel on sama soov, siis Lauriga saab... Lauri on väga palju noormees. Aga palju te olete näiteks lugenud interneti kommentaare, mis on kirjutatud? Et just võib-olla noored, et ma ei tea, kuidas ema, isa, need lapsed loevad ette. Meie ei ole Janega neid lugenud tänu lastele, me oleme teada saanud, et kes on kirjutanud head, kes on halba kirjutanud, aga mis minule üldsegi, minule ei ole see vahet üldsegi, et kes midagi meist arvab ja meie elame ikkagi oma elu, elame edasi, et kas keegi kirjutab head, on muidugi hea, kui kirjutab, kes kirjutab halba. Mis on üks võhivõõra inimese arvamus minule, kui ta midagi halba mõtlebki, et eks teisi teab ja on. Me oleme kõik lugejad, nii et... Võib-olla jah, suured lapsed rohkem loevad neid. Iga nii palju, kui on arvamusi. Selge see on, eks meil on omad vead ju. Ja eks muidugi terve Eesti rahva ees ei jõua ju kõigile hea olla, et mõni must lammas on ikkagi valgete lammaste sees, et too on ju alati nii olnud, et võtta siin, kas meie saatega ei võtta siin ükskõik mis saadet tehakse, kas Eesti poliitikate suhtes kogu aeg ju tehakse neid kriitikaid, et täitsa külmaks jätab. Aga palju nüüd seda, et ma nägin, et hästi tihti käite Põlvas on endal süüa ostmas või riided ostmas, et kui tihti on sellega, et tullakse tänava peale, et Jane, sa oled ju sina sellest saatest, et sellist asja on. Seda on ka päris tihti tulnud, et jah. Ema rõõmustas ühte tüdrukut. Ma olin ise auto peal, ma nägin, kuidas läksid poodi ja väike tüdrukus emaga kõnnib vastu ja siis tütarega emme vaatad, need on need Jane ja Urmet. Tead, see on nagu nii positiivne, kui selline reaktsioon on, et see teeb nagu endal ka tuju jaoks. Kui lapsed võikavad tänaval Jane ja Urmet üritavad. Eks ta ikka tähelepanu rohkem pööratakse ja oltakse meie pere vastu kõik, aga Põlva suhtes Põlva on ju nii väike linn, et enne saadetki tegelikult väga palju rahvas ju tundsime üksteist aga kindlasti see saade on mõjutanud kõvasti. Aga kuidas väiksematel on, et nemad nüüd lähevad siin kooli ka ja lasteaeda ja siin sügisel, et kas ei või juhtuda seda, et äkki te peate hakkama neile seletama, et mida see tähendab, kui keegi tuleb juurde ja hakkab siin küsima, et te olite ju telekas või hakkavad midagi halvasti ütlema, et teie olete juba suured lapsed, on ju Elerin ja Lauri ja et teie oskate nagu sellele ise reageerida, aga just väiksematega. No ma usun, et Kristin ja Merlin suudavad ikka ära põhjendada, et ülejäänud kõik lasteas ja ma ei usu, et lasteas võib-olla ütled, ma nägin siit telekas ja siin olid, nägin küll, et mina olin seal ja
ma usun, et seal ei ole mingit probleemi. Ma usun ka, et nii väiksed lapsed, ma usun jah, ja kui tuleb, siis lihtsalt ütlevad vanematele, õdedele, vendadele ja eks muidugi lasteaias on kasvatajad ka, kes asja seal panevad paika ja et väga ei lase seal kellelgi teisel hakata väga... Samas see ei ole laste nagu peresaade, siin on keskmes on ikkagi vanemad. Et noh, et lapsed, ma ei usu. Kas niimoodi tuleb. Aga Kristina, kuidas on sinuga? Kas sina nüüd oled tundnud, et äkki sinu selline privaatsus on rikutud ja kaamerad on kogu aeg käivad ja sa pead mõtlema, mida sa teed ja mida sa ütled? Või on see pigem sul selline, et lahe, midagi uut ja põnevat? See on lahe, jaa. Et sind ei häiri see? Ei häiri üldse. Selge, aga hakkame nüüd uuesti vaatama edasi. Mis te tänases osas tegite? Ei üldse. Mis nägu näoks? Tõsi elu ju. Plaksutame. Tänane saade on vaadatud. Kuidas te siis terve saatega rahul jäite? Saate kui tervikuga? Väga rahul. Kuidas teie tänase saatega rahul jäite? Oli lahe saade? Ennast on tore telekast näha? Istu Silver maha. Nii, lähme edasi siis küsimustega, mis on ka küsitud. Reelika kirjutab, mind ikka paneb imestama, kui üksmeelne pere teil on. Kas see on alati nii? Pole olnud erilisi tülisi, nagu tavaliselt, nagu näidatud on ju, et uksed pauguvad ja keegi kellega ei räägi. Miks teil selliseid asju pole? Kuidas see võimalik on? Selle peale niimoodi, et ei ole nii palju raha, et kui uksi paugutada, et siis ei jõua uusi uksi maja võtta panna. Ja mis noored ütlevad? Ei tülitse lihtsalt ja saate üksusega ka hästi läbi. Istu, palun. Istu, palun. Lihtsalt lahendanud nii kiiresti ära, et kui paaniks. Aga kui Eleri näiteks tekib noorel naisterahval ikka tunne, et tahaks olla omaette, võib-olla keegi ei mõista sind nii, nagu sa tahaks, et sind mõistetakse, siis kus sa lähed? Põldude vahele? Või on sul omaette nurgak? Mina mõistan teda. Kus ma lähen? Oma tuppa lähen. Mis see välja minek? Ei, oma tuppa ikka lähen, jah. Kuhugele mujale minna, siis ikka oma tuppa lähed. Et ma arvan, et see küsimus on just tingitud sellest, et isegi võib-olla väiksemates peredes, kus on 2 last ja ema-isa on neid tülisi ka hästi palju ja tõesti paugutatakse uksi hästi tihti, on ju, siis teie puhul, meie telekas seda nüüd ei ole näinud. Aga kas väidate, et seda eriti ei ole ka, on ju? Ukse paugutamist ei ole olnud. Eks tülisid ikka on olnud, igas peres on tülisid, aga kindlasti nüüd ütleme, et sellel võttepäeval, kui on siin võtteid tehtud või seda saadet, siis lihtsalt see on teistmoodi õhkkond, teine rahvas, nali jookseb kõik, et siin ei ole mingit tülidega pistmist olnud, et keegi kedagi sõimleb on, et see on niivõrd huvitav see telesaate tegemine, et lihtsalt seal peaks juba olema tõesti võib-olla mingi hulludega tegu, et kui seal hakkaks tülitsema olema, et lihtsalt väga naljakas on lihtsalt nendel päevadel olnud siin. Nii, siis Arvo soovib teada, mis plaanid teil tulevikus on? Võite siit järjest lasta? Kõigil, teil? Edasi minna eluga, nii nagu tänase päeva on mindud, et ega üks asi on too, et ma ütlesin, et ega selle saatel ei ole mitte midagi, me elu nagu halvemaks läinud, ei ole paremaks läinud, et tehakse ikkagi tööd edasi, et tahaks jätkata maja ehitust, nii nagu raha lubab ja kõik, et nii, elu läheb ikka edasi, et iga aasta ikka maasikad ja küüslauku tööl käia, kui tervist on, siis niimoodi eladagi. Aga kui tuleb nüüd pakkumine näiteks jätkata seda sarja, võib-olla siin talvel või järgmisel suvel või üldse kunagi tulevikus, siis oleksite nõus? Ei, miks mitte, aga siin enam midagi häbeneda ei ole, et kõik on nähtaval, mis on näha on, et Eesti rahvas on näinud seda, mis kellele meeldib, kellele ei meeldi ja ikkagi. Algus on tehtud ja... Et nüüd ainult edasi? See on väga positiivne. Istu palun. Nii. Koidu kirjutab meile, tere, olen lastekodus kasvanud ja me elasime ka nagu suures peres. Ikka tekkisid ka tülid. Kuidas teil lapsed omavahel läbi saavad? Väga hästi saavad omavahel läbi. No eks neil on ka omad pundid kogunenud, et või on harjumus, et nagu ütleme, et... Istu Silver. Väiksed võivad oma ette mängivad oma mänge, eks siis suuremad on eraldi arvutites või kuulata eri muusikat või ikka... Eks väiksemad ikkagi kaklevad on ja kes tahab ühte asja nagu nende jalgratastegagi on, et kui laps läheb sõitma, siis tahavad kõik minna sõitma, et ega me ei ole ka jõudnud kõigile 10 lapsele kõiki rattaid osta korraga, et eks neid tülisid ikka on ja lahendame oleme, aga otseselt nüüd niimoodi, et nüüd seal rihmaga teda peksta või olla kõvasti, teda ikka ei ole jah.
seal ei ole mingit mõtet. Seda on tore kuulda ka, et rihmaga kallale ei minde. Vits on ikkagi majas olemas olnud, et head lapsed need kasvavad ikka vitsaga. Selge, siin oli ka eelnevalt üks küsimus, mis on mul nüüd siit jalga lasknud, aga oli see enam-vähem umbes selline, et see naisterahvas kirjutas, et kui tema käib oma 2 lapsega poes, siis on see ka juba raske, et lapsed ikka nõuavad oma ja raske on neid nagu taltsutada, on ju. Halb kasvatus, ma ütlen otse. Et tegu on halva kasvatusega? Ei, ma ei, jah, tegelikult on see nii, sellepärast, et juba ise ennast mõeldes, kui ma olen väike ja olin väike ja lähen poodi, ma ei julgegi niimoodi, et ma ütlen, ma tahan seda ja sa nüüd annad mulle, et muidu see ei ole hea issi või hea emme, on ju. Et sa pead lihtsalt lapsele reeglid selgeks tegema, et kui ma näiteks, et praegu me ei võimalda sulle seda, siis ongi kõik, et ei ole mingit jalgade trampimist ega midagi. Need, kui teil on siin 4-5 väikest ja kõik poes pikali viskaks ja rusikatega taguma hakkaks, no, siis enam poodi ei tule ja kõik. Me räägime kodus ära juba, kui me lähme poodi, et me ei saa sealt osta kõiki asju, mis te näete, et me kindlasti ostame midagi, aga me ostame seda, mida näiteks kas ei plasteliinigi, et sellega saavad ju kõik mängida ja voolida. Midagi sellist või jällegi, et mingi täringumäng, et saavad kõik nuppudega mängida. Just. Ja lisaks tuli selle sama naisterahva poolt ka küsimus, et sellest saatest, tänasest saatest te kuhjasite sinna korvi, et jäätist ja õlle ka natukene, on ju, et kõike sükest head paremat ka, mis ei ole igapäevasöök ja toit. Et kuidas te saate seda endale lubada? Et see jällegi taandub selle raha küsimuse peale, mis hästi palju kommentaariumites. Aga seda igapäev ei luba. Seda igapäev ei luba, sellepärast, et kui lastele tõesti oli soe ilm, oli kuum, lastel ostsime jäätist, siis kui mina kodus teen tööd, siis loomulikult töö kõrvale mõne õlu võin mina ka lubada, et aga seda ei tee ma igapäev. Seda ma ei tee igapäev. Tõesti, meil ei ole sellist raha, et me igapäev niiviisi võime lubada, aga võib ütelda seda, et lastele näiteks laupäõhta, kui saunas käimine on, siis igal ühel seda topsijäätisi küll lubame, olgu kas või säästu topsijäätis, seda ikkagi jõuan osta. Täpselt. Aga kui tihti te endale väljas söömist lubate? Ära tee, palun. Silver, tule siia. Ma usun, et me väljas ei käi niimoodi söömas. Me ei käi väljas söömas. Väga kallis. Me ei käi väljas söömas. Peole ikka lähed, siis natuke midagi ikka võtavad, aga niimoodi, et ma võtan mingid suured praed ja kõik, kas on mõte, et kui lähed kuhugi restoranis, võtad mingi 6 eurise praad. Mine või siin, sest 2,5 saad, see on nii hea, palju parem. Ja. Kui ma valida, kas ma olen põlves, nägin söövad ja otan poodide bussiga, saan põlv koju minnes, mind vaatan seda poodid ära. Kõike peab ikka arvestama, mida sa võid, mine väita Lauri talle. Et kõike peab arvestama, mida sa võid lubada, mida sa ei tohi lubada. Ega mõtlen, et 6 kuuni tuleb ilusti välja saada, ega lastele sul ei ole ju kuu lõpul öelda, et mul ei ole piimaraha või mis iganes, et lihtsalt seda pead arvestama juba varakult. Aga kui te vaatate, muudame natuke nüüd teemat, et kui te vaatate selliseid suurepere saateid, nagu on siin Kodutunne erinevad, et kus inimesed ei saa hakkama, kui neil on suur perekond. Et kas teil on olnud sellised aegu, kus te ei saa hakkama ja teil on läinud raskelt või on kogu aeg see, et peab hakkama saama ja et elu läheb edasi, on ju, et ei saa seisma. Me oleme ikkagi välja tulnud sellest, et meil ei ole sellist raskust olnud. Raskust on olnud, aga sa välja tulnud. Jah, võib ütelda seda, et kui me üldsegi Janega või kokku läksime Janega, ega siis ütleme niimoodi, et on olnud meile raskusi, aga ikkagi ütleme niimoodi, et toiduraha peab ikkagi alal hoidma olema, et sellised elementaarasjad ikkagi, piimad, värgid, kõik saad ikkagi poest osta, aga täpselt samuti oleme olnud ka varem aastatel, et 6 kuuni tuleb täpselt peos suhu elada, on ju niimoodi, et ikkagi kuu lõpuni ikkagi saad nagu rahaga tuleb lihtsalt hoida ja tuleb lugeda, aga mis selle kodutunde puhul näiteks mind nagu, kui ma seda kodutunde saadet olen vaatanud, siis kas paneb mõni pere nüüd halvalt mõtleb või halvustab mind, ütlen, et väga palju on ka seal muidugi vanemate enda viga on, sellepärast, et lihtsalt mõnele perele, keda on seal näidatud, oleks vaja tõesti vanematele nõustajad, kes lihtsalt et see puhtalt enda saamatusest. Täpselt nii, kui kodutunne viib näiteks perele viib voodi ja pereisa ei oska voodiki kokku panda, laps magab ikkagi kuskil katkises voodis, andke andeks. Toolel mehel ei ole vaja püksi jalga panda. Selge. Nii. Ketter kirjutab meile, tere, teie pere on väga vahva, aga küsimus oleks, millega tegelevad lapsed vabal ajal ja mis on pere lemmikmagustoit? Alustame sellest, et millega tegelevad lapsed vabal ajal. Millega sina tegeled vabal ajal? Mina vaba ajal olen arvutis või vaatan telekat. Ja kui on kohustus raamatuna lugeda, siis ma loen selle. Saage väljas ka, mis on? Susiseb.
vesi. Nii, ja peale selle veel käid väljas, muud sellised ja sporti. väljas mängin ja Ja milline on su lemmikmagustoit? no lemmikmagustoit on ei teagi. mõtle, magustoidud on head. mõtle pubert, piimakissell, karamellkissell, mingid koogid, oota, karamellkissell ja siis see vahukolb jah. Ja kui tihti sa seda magustoitu saad? Harva. siis kui tehakse. Pane kõrva taha. Nii, küsime vanemalt poisilt ka, et millega sina vabal ajal tegeled? olen näiteks arvutis ja käin nagu sõpradega välis. Maalapsed jääb uue arvutis, jah? Et nii nagu linnalastel? Ei ole. Ei ole? Ei ole. Nii, Lauri, mida sina teed? Vastupidis, me oleme väljas. Mis me teeme? Kõike teeme. Veel vaba aeg või? Riiketit mängite ja rattaga käite sõitmas. Ujumas, on teil siin ligidal ujumas käia kuskil? Ja 8 kilomeetrit. Ja see 8 kilomeetrit läheb kõik koos või Ei, rattaga või kuidas? tegelikult ei ole rattaga. Ei, rattaga me ei See ei lähe rattaga, see lähed ikka niimoodi, et sa pead autoga minema. Iga tavaliselt ikka terve perega. Ja Elerin, sina ennem lugesid ette siin terve hunniku magustoit ja milline on sinu Oi, lemmik? ma absoluutselt armastan kõike. Ma tõesti, alustades, ma ei tea, mingist väiksest keefiri koogist lõpetades pubertini välja, ma söön kõike. Kõik on nii head. Ja isa lemmikmagustoit on? karamellkissell. Ja seda saab harva, jah, nagu ma kuulsin? Siis kui aega on, siis teeme. Emale meeldib ka see hästi ja lihtsalt... Meile oskab iski väga hästi seda teha. Ja Janele meeldib muidugi jäätis vana Tallinnaga. Ja julgegi kohe küsida, et kui tihti siis seda saab? Siis kui minust vana Tallinna alale. Aga kuidas see köögipool on olnud, et me oleme sealt saadetes ka tihti näinud, et kõik on kogu aeg köögis? Et kas tegelikult on see niimoodi, et ema ja vanemad lapsed või isa või kuidas see köögitoimkond on jaotatud? Ei ole otseselt mingit reeglit ega piirangut. Ei ole, jah. See on lihtsalt Vahepeal teeb Elerin, et tema teeb homme. Kui ta tahab teha muidugi. Mis mõttes? Võib-olla tuleb mingisugune huvitav, et teha midagi retsepti järgi näiteks. Ma kumbatasin kõik lapsed eest ära. See on samamoodi on köögi koristamisegagi, et teed köögi korda, no siis sa ei taha, et vaata niimoodi kõik eest aidaksid, et ikka tahad sellist ruumi rohkem. Aga Lauri, kas sa oled näiteks tundnud, et äkki sa oled millegist on sul puudu näiteks? Et kas see tunne tekib ka vahel? Et kui me räägime, et siin mõnda magustoitu ei saa nii tihti või väljas ei saa söömas käia nii tihti või üldse ei saa, et on sul vahel tekkinud siuke tunne ka, et sõbrad räägivad, aga et sa ei saa või et sa tahaks ka või kuidas sellega on? Ei, puudus küll ei ole, aga vahepeal on küll tunne, et võiks siirise praadi saada. No ikka vaata see, et mida võiks neid ikka süüa. Aga no see tunne või see tahtmine läheb üle ära. Vaidal võib-olla... Hetke emotsioon. Ja kuidas sul on? Mida? Sellega, et kas saad kõike, mida tahad või on sul vahel tunne, et ikka millegist jääb puudu? Kui vaata reklaami, kui on mingi jäätised on ju, siis küll oleksin jäätispoodid, võtaks kohe ja paar tükki ära endale. Selge. Aga ma arvan, et me tänaseks hakkame siit vaikselt lõpetama. Saate oma õhtuseid toiminguid veel edasi teha. Mis teid ees ootab veel täna õhtul? Magaminek. Kõigil hambad puhtaks ja magama. Laste pesemine ja magaminek ja ööse tööle minek ja nii see pereelu käib edasi, et ega elu läheb ikkagi vanas radas edasi, et ega need saated ei ole meid mõjutanud mitte milleski nüüd, et tööl ei saaks käia või mis iganes, et ikkagi elu läheb ikka edasi. Keegi staariks ei ole ära läinud kätte ja? Ei ole veel sellist pakkumist tehtud. Selge, aga selle positiivse tooniga me täna ka lõpetame. Suur aitäh teile kõigile, kes te täna meiega olite. Kena õhtut teile. Nägemist. Sellest